Tere, mina olen Karl ja selles videos vaatame, kuidas matemaatikat teha robotiprogrammis. Niimoodi, kui me võtame välja punase sektsiooni, siis siin sees on terve hunnik uusi blokke ning me vaatame selles videos neist 5. Math ehk matemaatika. Sellega saab teostada päris mitmeid erinevaid tehteid. Prooviks siis paar lihtsat tehet, näiteks palju on 35 pluss 78,6. Et me tulemust näeksime muidugi, peaksime selleks seda näitama. Võtan välja display bloki, panen ta teksti režiimile ning wired ja panen info siia ekraanile. Lisaks sellele lisan muidugi ka väikese ootamise näiteks puuteandurile, ehk siis programm enne ära ei lõpe, kui meie ta ära lõpetame. Ja lükkan teksti veidi keskele poole. Vaatame siis, palju tehte vastus on. Teeme ühe tehte veel ja selleks saab siis korrutustehe, kus me uurime välja, palju 100 eurot oleks olnud kroonides. Selleks korrutame 100 15,65-ga. Ja näitame sedagi ekraani peale. Veidikene allapoole. See plokk ekraani ei kustuta. No nii. Nüüd on meie ekraanil kohe 2 arvu. Nüüd, kus oleme matemaatika plokiga juba tuttavad, proovime seda rakendada millegi jaoks. Teeme uue programmi, kus me kasutame matemaatika plokki, et robot muuta joonlauaks. Teame, et saame roboti mootoreid kontrollida päris täpselt kraadide järgi, aga neid kraade saame ka niisama mõõta. Lähme siia kollasesse sensorite sektsiooni ning 5. siin ongi motor rotation, kus on võimalik mõõta mootori kraade, pöördeid ning isegi hetkelist kiirust. Mõõdame mootorist C välja pöörded ning võtame matemaatika ploki. Kuna ühe ratta ümbermõõt on 17,6 sentimeetrit, mille ma siia ka sisse kirjutan, siis me saame mootori pöördeid selle arvuga korrutades kätte sentimeetrite hulga. Võtan selle arvu ning võtan ka ühe display bloki, mille peale seda arvu näitan. Viimase sammuna panen kogu asja tsüklisse. Ja nüüd proovimegi midagi mõõta. Nagu nägime, saime üpris täpselt mõõta ära vihiku. Suurema täpsuse saaks kasutades väiksemaid rattaid, kuna neid on võimalik täpsemini paigutada vihiku peale. Ja teeme viimaks ka ühe programmi, kus kasutame matemaatikat helide tegemiseks. Teeme sellise programmi, kus robot teeb tooni, mille kõrgus sõltub objekti kaugusest tema nägemisandurist.
selleks võtame muidugi ühe korduse ning peame mõõtma nägemisandurist sentimeetreid. Võtame välja ka meile juba tuttava heliploki, kus faili mängimise asemel mängime hoopis tooni. Siin saame ära määrata helisageduse ehk ta kõrguse, ehk siis kui kõrge või madal heli on. Aga otse ühendamisest poleks meil suurt tolku, kuna meie roboti kõlar teeb helisid alates ainult 250 hertsist, aga meie nägemisandurist kõige suurem arv, mis saab tulla, on alles 255. Seega me ei näeks suurt muutust. Kasutame matemaatikablokke, et kõigepealt liita 250 nägemisanduri näidule ning seejärel võime taga lausa korrutada 4, et vahe oleks märgatavam. Ühendame selle siia. Ning üks asi veel on heli kestust. Kui praegu on ta 1 sekund, siis see on liiga suur aeg, et sujuvaid muutusi teha. Selle asemel sisestama 0,025 ehk siis lausa 40 korda sekundis uuendab robot heli. Nüüd saad lahendada roboti ülesande.